Järgmine laul, Tommy Cash, okei. Siis kui ma nägin, et tal uus laul välja tulnud, siis ma naljaga mõtlesin sama nagu Tuugik-stardi puhul, et ehk veab ja see ei meeldi mulle, et siis ei pea mitu korda ühes videos rääkima, aga no meeldis. Peale Espresso Macchiatot järjekordne siuke itaaliakeelne laul, aga on ka inglise keelt sees ja siuke, et Itaalia vist produtsendi ühe itaallasega koostöös tehtud laul ja väga siuke lahe nagu siuke muusika, siuke nii mitmekülgne muusika, et seal on nii siuke algul ühtepidi, siis tuleb nagu vahele midagi, et ma ei oskagi nagu öelda, et kuidas see kokku pandud on, et ma tahaks täitsa teada, kuidas nad selle kokku panid. Aga see tekst on ka lahe, et on nagu tähestik võetud mingi a come amore, e come espresso, hash, ha. Või siis edasi see mamma mia, p come Pinocchio. Jah, ma itaalia keelt nii hästi ei oska, et ta ilmselt hääldus ei olnud võib-olla kõige õigem, aga ikkagi lahe laul, et no Tommy Cash ikka oskab seda. Et no nii lahe lihtsalt. Et on tõesti, ta oli juba enne, aga siiamaani ikka tasemel artist mingi, et ikka väga tahaks kontserdile minna. Ma lootsin seda klippi filmida Unibet Arenal, aga kahjuks ei õnnestunud, prillid jäid maha ja ega seal väga võimalust ei olnud ka. Aga mul õnnestus käia Tommy Cashi kontserdil ja ning ma pean ütlema, et kui Tommy Cash seda peaks nägema seda videot, kuigi ma väga ei usu, seepärast et tal paistab nii palju tegemist olevat ja nii mitmeid projekte, siis aga kui ta peaks nägema, siis peab tõesti tänama suure aitäh selle kontserdi eest, selle meeleoluka kogemuse eest, mida seal kontserdil nägin. Nii lootsin sinna minna ja nii kartsin, et võib-olla äkki juhtub midagi ja kontsert jääb ära, aga ikkagi kontsert toimus ja see oli väga võimas kogemus. Oli kindlasti ka asju, mis võib-olla oleks võinud teistmoodi olla, aga muidu ikkagi väga lahe kõik, täielik show ja pluss veel erikülaline ja kuna kui Tuugik-start tegi Unibet Arenal suure kontserdi, siis tuli see hiljem telekasse ka ning sellepärast ma ei julge väga palju rääkida, mis seal Tommy Cashi show'l toimus, seepärast et võib-olla äkki tuleb telekasse ka ja siis ei ole neil huvitav vaadata, kes juhuslikult sinna ei saanud minna, aga kindlasti kui tuleb telekasse, siis vaadake järele, see oli ikka võimas show ja tõesti nüüd vähemalt kui mul on elus raske või mõni hetk, siis ma saan seda kontserdi meenutada ja mul läheb tuju heaks, sest see oli ikka tõesti väga võimas kogemus ja meeleolukas õhtu. Ja ma usun, et Tommy Cashile endale ka see nii väga meeldis ja et see oli seda raha väärt, mis see pilet maksis, et see oli lahe. Võib-olla need, kes ka käisid, võite laigi panna videole värkimaks, kui te ka seal kontserdil käisite. Aga jah, selle lae Tommy Cashi laulu okei sai ka videosse saadud, mis kõlas väga toredasti ja tore, et seal näitas ka võib-olla mõnda klippi sellest muusikavideost. Siis kui ma seda laulu kommenteerisin, filmisin, siis veel videot ei olnud tulnud. Õigemini laul oli väljas, aga muusikavideot ei olnud veel tulnud, mis oli ka väga lahe, Itaalias ilusasti tehtud ja ilusad vaated ja väga lahe siuke. Et jah. Nii, järgmine laul, Beatrice, Juulikuu. Väga siuke mõnus laul siia, eriti veel, et see tuli ju augusti lõpus välja, mis võiks öelda ongi nagu hea siuke tore meenutus suvest, et aitabki hästi suvega hüvasti jätta ja siuke väga mõnus, siuke natuke niimoodi kohe siuke mõnus, nagu tõmbab käima, siuke mõnus rütm ja väga siuke on tore ja no Beatrice'il on nii ilus hääl ka muidugi ja no see, et seda laul sõnad ka väga head on sellepärast, et Silver Orissaar ehk AG, see räppar on sõnade autor, kes mulle ka väga meeldib, et
mulle meeldib üldse, et nii Beatrice kui ka AG mõlema repertuaar on sihuke eestikeelne, et võib-olla vahepeal oli nagu mulje, et tänapäeva noored teevad kõik muudkui ingliskeelseid laule ja asju, aga et tore, et nemad teevad, on vist ikkagi peaaegu kõik laulud eestikeelsed, et ma loodan, et nad sellega ka jätkavad ja väga sihuke mõnus muusikavideo oli ka tore, et ma korra vaatasin, et siis kui oli see nagu Wake Park või midagi, siis tundus nagu oleks seal käinud või õigemini mitte või mööda sõitnud vist see suvi isegi, aga kindel muidugi ei saa olla ja igal juhul väga mõnus laul ja ma nii tahaks AG ja Beatrice'i kontserdile minna, aga kuidagi üldse ei ole õnnestunud. Ühe korra AG-d olen 2 korda näinud, Beatrice'i 1 korra, et tahaks loota, et ehk mul õnnestub millalgi jälle minna. Aga igal juhul väga mõnus laul ja mõlemale edu, et tehke neid toredaid eestikeelseid laule edasi. Järgmine laul, Eelmine päev Tuuli Ranna poolt. Väga sihuke mõnus poplaul, selline kohe tõmbab nagu käima ja sihuke nagu midagi siin positiivne laul nagu selles mõttes, et see, mis kõik eelmisel päeval oli, et vahet pole, kui raske või kerge oli, järgmisel päeval tõused üles, oled jälle sama positiivne, on juba eelmine päev unustatud ja sihuke nagu mulle jätab siukse nagu positiivse sõnumiga mulje, nagu siukse laulu mulje jätab. Ja see ka, et sihuke nagu tempokas tõmbab käima, eriti refrääni koht on tore, aga siis, et peale esimest, teist salmi ja refrääne tuleb sihuke vaiksem koht, et sihuke nagu, et muusikat nagu on, aga samas see on nii vähe, et rohkem on nagu Tuuli vokaal ja siis jälle läheb nagu käima, aga et sihuke, mulle meeldib, kui laul on sihuke mitmekülgne, et kui vähemalt kas või siuksest kiires tempos kas või korraks on võib-olla äkki sihuke natuke nagu muutus, et ei ole kõik ühesugune, et tulebki sihuke vaiksem koht. Muusikavideo on ka ilusa punase autoga sõidab ja Tuuli Rand on ju Saaremaalt pärit, kust minulgi sugulased on, aga neid kohtasid, mis seal midagi ma vaatasin, et ma vähemalt arvan, et see videos on Saaremaa kohad, kuigi mina seal vist nendes kohtades käinud pole, aga vähemalt mulle tundus, et see oli ikka Saaremaa vist. Aga ma võin ka eksida. Igal juhul väga tore laul ja ma ei teagi nüüd, võib-olla ma niisama mõtlen, et kui ta oleks äkki selle lauluga hoopiski seal Eesti Laulul osalenud selle Remm laulu asemel, võib-olla äkki sellega oleks paremini läinud. Aga samas Remm oli ka väga hea laul, aga see kuidagi vist meeldis mulle nagu rohkem. Aga jah, loodetavasti tuleb uusi laule veel ja ehk Tuuli Rand teeb ka koos Kristi Laaslaidiga ehk ansamblit Õed edasi. Mäletan, ühe korra olen ühe korra nende kontserdil käinud, pärast tegime pilte ka ja aga jah, et siis kui ma nende kontserdil käisin, siis mulle väga meeldis. Nii, järgmine laul. Ma ei teagi, kas ma ütlen õigesti või mitte. Kas Aalika poolt, Aalika Miilova poolt. No ma ei tea, kuidas seda laulu nime peaks ütlema, sest see on kirjutatud niimoodi, pealkiri on ju niimoodi K.A.S. Et ei teagi. Aga jah, selle laulu puhul, siis kui ma nägin, et Aalikal tuli uus laul välja, siis ma mõtlesin täpselt nagu ka Tuugük stardi puhul, et äkki ei meeldi, et siis ei pea ühes videos mitu korda üht artisti kommenteerima, aga no ma ei saa, jälle bänger Aalika poolt. No eelmine laul oli muidu, mida siin videos kommenteerisin, oli Aalika ja Sämmi laul koos Parasiit. Aga nüüd siis Aalika laul Kas meeldis ka väga ja väga sihuke, nojah, ta ütles ka, et see räägib siuksest teemast nagu siis, kui sul armastus läbi saab, noh, mina ei oska sellest teemal väga kaasa rääkida, sellepärast, et mul ei ole ühtegi suhet olnud veel ei ole, ega ei tea ka, kas kunagi tuleb, eks seda näeb, mis elu toob, aga selles mõttes mulle meeldivad need sõnad ja Aalikal on no ikka see vokaal, tal on ikka nii hea ja see, kuidas ta oma häält niimoodi moonutab ja niimoodi laulab seda ja noh,
see tema aktsent pisut nagu, see on täpselt niimoodi, mingil hetkel see kostab välja, siis jälle ei kosta ja see teebki tema laulud nii selliseks nagu lahedaks. Et seda on nii nagu huvitav kuulata, et iga laul, mille ta teeb, nagu kas C'est la vie õde ütles või lihtsalt veab ja nüüd see laul, et nagu igaüks on nii sihuke nagu kuidagi ta oma vokaaliga teeb selle laulu nii võimsaks. Et Aalik on ikka tõesti andekas ja et selles mõttes see laul oli ikka väga, väga hea laul ja väga meeldib sihuke muusika pool ja sellel on nagu sihuke muusika nagu ühte lugu vist, aga jälle nagu ka Tuuliranna puhul, et korraks läheb siukseks vaiksemaks ja muusikavideo on ka lahe ja tore on see, et ta kirjutas, et tegi mingi 1 tunniga selle video valmis või noh, päris vist või 1 päevaga või midagi, et nojah, paistab, et lisaks heale laulukirjutajale ka väga pingutab, et kohusetundlik, et üritab kõike teha, et ikkagi tulemus oleks väga super. Et jah, saab näha, kas siis, kui aasta lõpus see video välja tuleb, kas siis on tulnud ka võib-olla üks teine video välja, kus on Aalikat saanud kommenteerida ühes teises saates, mis on tulemas, mida ootan väga. Ja võimalusel teen ka video. Aga jah, Aalikale edu ja loodame, et neid bängereid tuleb veel, mis tal kõik tuleb. No ta on lihtsalt nii andekas, lihtsalt. No nii hea on kuulata, et tõesti. Järgmine laul, Ann Marlen, Trügige must mööda. Ja kui see laul hakkab siuke hea beat, siuke ja siis ma kohe võrdlen seda pisut selle Külmlauluga, millega ta Eesti Laulul 3. jäi, et kui seal hakkas niimoodi aeglaselt ja siis tuli nagu refräänis siuke kiireks, siis nüüd hakkas kohe nagu siuke ja see ja no ikka tema hääl on ikka nii ilus ja see kuidagi noh, võib-olla ma loodan ta ei solvu, kui ma niimoodi ütlen, aga et noh, kui on juba päris nimi on Ingel nagu, et see ongi siuke ingelik hääl nagu, et nii kohe jääb kuulama ja nii mõnus on ikka. Et see, et väga siuke mõnus laul ja siuke natuke jätab siukse positiivse loo, et inimesel on täiega ükskõik, kas ta, kuhu ta jõuab, kui kiire tal on, et kiiret ei ole, laseb teistel inimesed ette, nagu on siuke viisakas või siis on täiesti ükskõikne ja muidugi selles laulus oli siuke, peale seda refrääni oli vist kas 3. salmis, ma tõstan üles käed, aga siis tuli pilt hoopis, kus olid jalad üleval nagu, et siuke nagu juba see video pisut natuke siuke väike vaimukus ka sees. Aga see video pisut, kui ma vaatasin seda, meenutab pisut, see oli ka siuke erinevates kohtades järsku niimoodi nagu pildid hüppasid, et see on täpselt nagu see sama video, mida te praegu vaatate, et kord on õues, kord on sees, kord on, kes teab, kus koha peal video filmitud. Et nagu selles mõttes sarnane ja et jah, Ann Marlenil on ikka ilus hääl ja ma ei tea, tema on küll üks, kelle poolt ikka ootab jälle, et uus lugu tuleks ja väga siuke mõnus ja tore. Et jah, kahju, et selle lauluga tabelisse ei saanud, aga õnneks ühe teisega sai Peegellauluga. Aga jah, lähme järgmise laulu juurde. Järgmine laul Katki, Antsud Metal Project. No Antsusi, need on juba tüüdnud jälle Antsud, alles oli Antsud, Fiat Tiiu ja Eesti Laulul ka muudkui kommenteerin seda bändi, aga no ma ei saa midagi teha, nende laulud on lihtsalt nii head ja just see ka veel, et nagu Eesti Laulul olid nad nagu lihtsalt koosseis Antsud, siis nüüd see laul, millega ma nüüd kommenteerin, on Antsud Metal Projekt, mis on neil nagu uus projekt, aga mulle meeldib see, et hoolimata sellest, et see on nagu siuke metal muusika ja siuke kõva rock ja siuke nagu kõvem ja valjem muusika, siis laulmisstiil on ikka nagu siuke sarnane, et laulavad ühe lause ära ja siis kohe kordavad seda sama lauset, et mulle meeldib.
hoolimata sellest, et palju kõvem ja hoopis teistsugusemalt see kõlab kõik, aga ikkagi enam-vähem on kõik nagu sihuke nagu alati Antsude puhul on olnud, vähemalt nii palju, kui ma nende laule kuulnud olen. aga nüüd see laul, no muidugi siin tahaks kohe rääkida muidugi sellest, et muusikavideo on jube lahe sihuke, et ja on tore, et nad on seal inglise keeles kirjutanud ka, millest see lugu räägib, et kui inimene võitleb oma teemonite ja asjadega, et nagu, et kuidas ta seda kõike, kuidas seda elus vastu peab, kui võib-olla raske on ja sedasi, et ongi katki nagu ja kõik ja see laul on nagu sihuke nagu, et sihuke rocki muusikale sobibki sihuke natuke võib-olla sihuke teravust või sihukest nagu tõsisemat laulu sihukese rockiga ja sihuke lahe nagu, et sihuke nagu mingi tulemõllus ja kõik mingi, mis seal sõnad kõik on ja sihuke nagu pisarad silmas ja ma ei tea, mida kõike ja see video on ka muidugi hästi tehtud, et kuidas niimoodi vahepeal seal ongi, käed on verised ja suu lahti nagu karjub niimoodi, noh, häält küll ei ole kuulda, et muusika on asemel, aga ikkagi nagu jätabki sihukese hea mulje, et inimene on katki, võitleb nagu kõige sellega, mis tal sees on ja millest ta tahaks lahti saada, et sihuke nagu väga lahe laul, et muidugi jah, võib-olla sihukese sünge ja sihukese teravuse pärast ongi võib-olla hea, et see laul tabelisse ei saanud. et muidugi, et seal on rohkem siuksed meeleolukamad laulud, mis on toredamad nagu, aga samas oleks võinud ikka saada sihukest rocki ja sihukest lahedust. aga jah, väga lahe laul ja ma ikka nii tahaks Antsusi näha, vahet pole, kas siis lihtsalt Antsud või Antsud Metal Project, ma tahaks nii väga näha ja kui see laul kõlaks, siis ma tahaks selle videosse saada, see on ikka täiega lahe. et jah, ehk kunagi ikka õnnestub nende kontserdile sattuda. aga jah, väga lahe laul igal juhul ja muusikavideo ka. nii, järgmine laul, noh, sellest kooseisusest on minu selle video lõpuks on sellest koosseisust kõigil kõrini võib-olla juba. aga me jätkame Antsud Metal Projectiga. et see alles enne eelmine laul oli nende laul katki, aga nüüd on uus laul ka nimega Valu ja no see on ka jälle nii hea, et ma ei saa lihtsalt seda kommenteerimata jätta, mulle nii meeldib lihtsalt, no iga laul, mille vahet pole, kas nad on siis lihtsalt Antsud koos kellegi teisega või Antsud Metal Project, iga laul on omamoodi hea, noh. ei saa midagi teha, lihtsalt nii hea laul jälle. mulle paistab, et nad on oma nende selle Antsud Metal Project puhul on nad jäänud nagu ongi sellise nagu inimese nagu sisemusse või sellistesse süngetesse teemadesse oma lauluga lähevad, noh kui eelmine laul oli Katki, siis nüüd on laul nimega Valu, et nad nagu lähevadki vist sellistesse pisut nagu tumedamatesse teemadesse selle koosseisu pool või selle esinemise nime all. aga jälle väga lahe laul ja eriti just see muusika on ikka hea, et sihuke nagu algab siukse trummid, kitarrid, 3 tükki koguni, mingi siuke täielik rock ja metal niimoodi algab. mingit laulu ei ole ja siis järsku läheb nii vaikseks ja siis hakkavad nad laulma alles, siis hakkavad Edik ja Allika ja Aile Allveos laulma ning see on nagu täiesti nagu nii sobilik nagu, et sa võib-olla eeldad, et nad panevad ka nüüd võib-olla tegema mingit rocki ja sellist, aga tegelikult on ikka siuke nagu ikka Antsud siuke mõnus niimoodi, et sa ilusti kaasa laulda kohe nagu esimeses salmist üks laulab ette ja siis tuleb kordus ja saad kohe kaasa laulda. et see on lihtsalt nii hea ja sedasi, et refräänis läheb jälle nii rockiks tagasi ja siis kuidas see lõpp on niimoodi, et valu sinu silmades, et siuke rocki kõrval niimoodi mitu korda lõpeb niimoodi, et hoiavad valu sinu silmades, et seda mitu korda laulavad ja sedasi, et see on tõesti nii kuidagi, ma ei tea, no nii lahedasti tehtud laul. muusikavideo on ka lahe, siuke nagu sünge must ja samas seal on ka, aga samas kui ma vaatasin muusikavideot ja pealkiri on Valu, siis ma nagu üritasin leida nüüd, et on seal ka midagi sellist nagu, et mis võib-olla teeb valu, siis seal neil üks baleriin on videos ja siis võib-olla ainult ühe korra seal tekkis siuke hetk, et võib-olla tegi mingi vale liigutusi, siis oli võib-olla jalgadel valus, aga samas näitas nagu, et ta ei näidanud mingit emotsiooni välja,
et see võib-olla ongi niimoodi nagu, et võib-olla, et mitte lasta valu veel välja näidata, et midagi juhtus. Et no ja igaüks saab loo sõnumist ise aru. Et jah, et selles mõttes no ikka väga lahe laulja, no ma nii tahaks ikka Antsude, vahet pole, kas siis Antsud on nad siis lihtsalt koos siis Antsud Metal projekt või ikka Antsud koos Tiiuga, no ikka nii tahaks minna kontserdile, et saab loota, et ehk ikka õnnestub kunagi. Saab näha äkki selle sama video järsku järgmine klipp ongi kuskilt kontserdilt tulen ja ütlen, et oi kui lahe oli. Kuigi ma millegipärast ei usu seda, sest see video on viimane video 3-osaline, mis tuleb aasta lõpus välja. Aga jah, väga lahe laul ja tehke veel neid edasi, kui te vaatate seda Antsud Metal projekt, tehke edasi, jube head on. Järgmine laul Cecilia lauluga Rockstar tema. No Cecilia sai tuntuks Eesti Laulult, kus ta küll kahjuks finaali ei saanud, aga tore, et teeb muusikat edasi. See laul on tema debüütalbumilt Sul ja Fame. Tal tuli seal palju lugusi ja see oli üks, mis mulle silme jäi, üks jäi veel, aga et huvitavam oleks, siis räägime praegu sellest laulust ära ja siis võtame ühe teise artisti ja siis tuleme tema juurde tagasi. Aga see laul, mulle meeldib, kuidas ta algab, et ma ei tea, kuidas seda tehakse, kas arvutiga või niimoodi on pandud tema hääl natukene nagu moonutatud sedasi peenikeseks, kui ta refrääni laulab niimoodi ja sedasi võimsalt kohe algab ja siis kui refrään on ära läinud ja natukene muusikat, siis tuleb nagu tema hääl selliselt, nagu tal kogu aeg on niimoodi nagu loomulikult ja siis laulab niimoodi vahelduseks niimoodi ja siis kui laulab mitu salmi ja kui refrään tuleb jälle, siis läheb jälle niimoodi peenikeseks ja lõpus ka jälle samamoodi, et mulle meeldib, kuidas see on tehtud, siuke mõnus tümm on selline, nojah, ma usun, et vanemad inimestele see laul ei paku midagi, aga noh, minule kui noorele pakub siuke lahe, nagu see tümm ja meloodia. Siuke natuke nagu ongi niimoodi pop-rock või niimoodi nagu räägib nagu seal laulus, et popstar ja ma olen rockstar ja niimoodi nagu ongi siuke pop-rock, võiks öelda siuke omamoodi laul. Et väga lahe siuke ja see muusika ja niimoodi, et ma küll muidugi lemmiklaul Cecilia repertuaarist on ikka FOMO, millega ta tuntuks sai, et ikka siiamaani pisut kripeldab see, et huvitav, et miks ta ei saanud küll finaali, et finaaldes oleks võinud saada ja ehk kunagi õnnestu, ehk ta see aasta on juba teada, et ta ei osale, aga ehk järgmine aasta jälle osaleb, et saame näha. Et vähemalt ma usun, et peale minu on veel inimesi, kes teda sinna tagasi ootaks. Aga jah, see tema albumilt oli palju häid laule, aga see oli üks, mis jäi silma ja kõrva, et väga siuke mõnus, siuke lahe pop-rock ja see hääle moonutamine niimoodi, et algul nüüsud peenemaks, siis jälle niimoodi loomulikuks ja niimoodi. Eks ta pisut jätab võib-olla siukse mulje, et inimene, kes tahab nii rockstar olla, aga et kunagi pole kõike küllalt võib-olla. Pisut jätab siukse mulje see laul pisut ka, et inimene, kellel ei ole kunagi küllalt. Sellest ta siis muudkui tahab aga edasi asju. Aga no eks iga inimene otsustab ise, millest see laul räägib. Aga jah, üks laul oli tema album, nagu ma ütlesin, et tema albumist üks laul oli veel, aga et huvitavam oleks, siis lähme praegu ühe teise artisti juurde ja siis tuleme tema juurde tagasi. Ütlesin küll, et läheme artisti juurde, aga tegelikult läheme artistide juurde järgmise lauluga. Järgmine laul muutub kõik Merit ja Märten Männiste poolt. See tore õe ja venna duo. Väga siuke mõnus laul, mõnus meloodia ja jälle tahaks nagu teada, mis pille nad kasutasid. Ma tean küll, et Märten on hea kitarrimängija ja Merit on süntesaatorimängija, aga ma ei oska öelda, kuidas nad selle laulu valmis tegid, et milliste pillidega. Mind täitsa huvitaks, muusikavideos on ainult pilt neist, mitte live esinemist ega muusikavideot, aga no mis, ega ei olegi vaja ju. Väga mõnusalt jälle niimoodi mõnus laul, eriti muidugi, no nende hääled lihtsalt sobivad nii kokku ja see on nii tore, kui
niimoodi võiks öelda, võib-olla üpris tihti on sedasi, et õed ja vennad omavahel hästi läbi ei saa, aga näed, nemad saavad nii hästi läbi, teevad siiamaani, teevad koos muusikat ikka ja jälle. Ja perebändi teevad ilmselt ka edasi, kuigi seda pole ammu neid esinemas näinud, aga kuskil, no ma ei ole kordagi õnnestunud minna ka. Aga jah, et väga siuke mõnus laul, aga rohkem paistab nagu olevat Meriti laul selle poole pealt, et kui ma õigesti kuulasin, siis oli niimoodi, et soolod sai Merit laulda ja siis refräänist tuli Märten ka oma häälega kampa ja niimoodi ja selles mõttes on hea laul ja hästi niimoodi ajastatud, millal see välja tuli, see tuli novembri lõpus välja. No filmi praegu siis, kui ma filmin, on juba detsember peal paar päeva. Et aga siuke just see, et muutub kõik nagu, et ajad mööduvad, kuud lähevad ja uuel aastal tuleb ju midagi uut, et täpselt siuke hea laul ja sobilik just siuksel ajal, et mõned nädalad, 4-5 nädalat ja ongi uus aasta käes, et täpselt siuke hea laul täpselt nagu ja siis võib-olla loodabki, et uuel aastal kõik see, mis vanas aastas oli, et nüüd iga inimene teeb ju uus aasta lubadusi, et muutubki kõik uuel aastal, et selles mõttes väga nagu mõnus laul hea sõnumiga ja õigel ajal välja tulnud. Et väga hästi tehtud ja et jah, ma ikka nii tahaks Meriti ja Märten Männiste või siis nende perebändi, vaat pole kumma, nii väga tahaks kontserdile minna, aga noh, kahjuks ei ole õnnestunud, ehk kunagi õnnestub, et need on lihtsalt nii toredad, paistavad nii toredad inimesed olevat ja nii mõnusad laulud on. Aga jah, väga hea laul jälle. Loodetavasti tuleb neid laule neil ka uuel aastal veel, mida saaks jälle kommenteerida või äkki jõuavad isegi Elmari tabelisse. Muidugi see on võimalus ka see, et hetkel ei ole jõudnud, aga siis kui see nädal läbi saab, siis juba on juba seal valikuvariantides, hetkel veel ei ole, et saab näha. Aga väga mõnus laul. Ma kui ütlesin, tuleme Cecilia juurde tagasi järgmise lauluga, järgmine laul Aamen. Selle loo puhul võiks öelda, ei ole väga palju midagi rääkida, aga mulle meeldib just see, et selle laulu puhul võiks öelda, et lihtsuses peitub võlu, et kogu laulu vältel on siuksed sõnad, et aamen, peale kuute ma ei söö, peale kuute ma ei joo, aamen. Et siuke nagu terve laulu vältel ainult nelised sõnad nagu ja rohkem on nagu muusika peale pandud, siuke väga hea siuke muusika niimoodi ja algab kohe siuke tümm ja siis vahepeal natuke läheb meloodilisemaks ja see ka, et see ei ole nagu laulmine, vaid see on lihtsalt ütlemine neid seda aamen, aamen, peale kuute ma ei söö, peale kuute ma ei joo ja niimoodi. Et see ongi nagu siuke väga, muusika mõttes on oli kindlasti keeruline võib-olla seda kõike kokku panna niimoodi erinevalt niimoodi, et vahepeal läheb nagu tasaks ja siis lõpus jälle niimoodi täigab ja siuke putratata ja niimoodi, et väga siuke nagu lahedasti tehtud laul, et sõnade poolest lihtne, muusika poolest võib-olla mitte nii väga aga vahel võib-olla ei peagi laul olema nii mitme refrääniga, et võikski olla midagi sellist nagu, et selle tõttu mulle meeldib. Aga sõnaga aamen tuleb mul kohe meelde üks teine laul, mille pealkiri on ka aamen, mis on Aropi laul, et niisama mõtlen, et jälle tuleb idee, et võiks äkki koos midagi, et võib-olla äkki võiks Cecilia ja Arop teha koos mõne laheda laulu, ma arvan, see toimiks hästi, et Arop räpib ja Cecilia laulab, et ma arvan, et sellest tuleks üks lahe duo, kui nad teeksid koos võib-olla. Et lihtsalt jälle üks idee juhul, kui nad seda videot äkki vaatavad. Aga jah, väga lahe laul ja palju õnne ka Ceciliale albumi väljaandmise puhul. Järgmine laul Jaagup Tuisk ja Elisabeth Tehvani Sügispalavik. Jälle te teate, et mulle väga Jaagup Tuisu laulud meeldivad ja seda selle aega, et eelmine kord, kui tema laulu siin videos rääkisin, siis oli ta Kaia-Liisa Kessleriga, nüüd Elisabeth Tehvaniga ja kõigiga ikka kuidagi need laulud tulevad tal hästi välja. See on Kaia-Liisa laul oli siuke võib-olla meeleolukam, siis see paistis siuke natukene siuke kurb või natuke siuke
ikka sedasi jah, rohkem sinna tõsisema või kurvapoolsema laulu poole minevat, et no Jaagup ja Elisabeth ise ka kirjutasid, et midagi hingele või niimoodi, et võiks öelda sügispalavik, et noh, täitsa loogiline on, et kui suvi on läbi ja hakkab külmemaks minema, siis inimesed jäävadki pisut tõbiseks ja niimoodi, et võiks öelda sügispalavik. Muidugi jah, siin on see sügispalavikuga veel oma otsustada, mis see täpselt on, aga kui niisama võtta sõnadesse, siis ka minul oli pisut tervis sügise poole kehvem. Et võiks öelda, läheb kokku, aga me räägime nüüd laulust, väga siuke mõnusa muusikaga, siuke aeglane ja siis tuleb väike siuke ja siuke väike tempokas, siuke trummi siuke tõks tuleb juurde ja teeb laulu ja natukene kiiremaks, aga muidu on ikka kogu siuke natuke nagu aeglasem rohkem ja hääled sobivad hästi kokku niimoodi, et Jaagup alustab, siis tuleb korra refrään, siis Elisabeth ja niimoodi ja siis vahepeal on siuke väike rääkimise koht ka niimoodi hästi vaikselt niimoodi. Et väga siuke mitmekülgne laul, et ja video on ka lahe siuke natuke niimoodi nagu ma ei tea, kuidas, kes selle video kokku pani, kas Jaagup ise pani või kes selle pani, et väga lahedasti tehtud video, siuke natuke jätabki siukse mulje, nagu olekski just nagu praeguses hetkes sobiv laul kui ka sobiv video, et sügis saab läbi, talv algab ja sedasi võib-olla niimoodi see hakkad sügispalavikust läbi saama ja see video ka on sedasi niimoodi nagu väiksed lumehelbed juba lendavad ja niimoodi ja niimoodi kuidagi sedasi inimesed saavad kokku ja ma ei tea, niimoodi kannavad käed kokku ja et väga siuke lahe muusikavideo kui ka laulule, et väga tore laul. Siuke pisut kurvemapoolne, aga või no võib-olla nojah, ma niimoodi kiiruga praegu, võib-olla ma hiljem kuulan korra uuesti, äkki ma saan siis rohkem mõtteid, mul ei ole praegu väga aega. Mõtlesin, et teen ruttu selle kommenteeringu ära, et võib-olla pärast panen juurde veel, kui aega on. Aga jah, Jaagup ja Elisabeth hääled jälle sobivad kokku ja väga siuke mõnus laul, et ma loodan, et Jaagup teeb laule veel edasi, et väga hästi tuleb. Nii, järgmine laul. Ausalt siis selle laulu kommenteerimine peaks olema tegelikult pisut varasemas kohas, aga kuna see tuli tegelikult palju varem välja kui mõned eelnemised laulud, mida kommenteerinud olen, aga kuna ei olnud aega varem kuulata, siis jätame ta siia lõpupoole. Ja selleks on Ei viitsi, ei saa esitajaks YouTuberid Chris Boys ja Sini Tomson või sisuloojad, kuidas keegi soovib. Väga siukse laheda laulu on teinud koos, siuke algab kohe hästi ja niimoodi. Minu arvates see laul minu arvates on väga hea nagu selles mõttes tänapäeva ühiskonna suhtes nagu sellega, et tänapäeva noored on ju kõik telefonis ega ei viitsi mitte midagi teha, nagu ma olen siin ka varasemates videotes nagu maininud seda ja niimoodi, et pisut natuke lõpuks ongi, et iga noor muudkui telefonis ja siis kui on vaja midagi muud teha, siis ütleb ei viitsi, ei saa, et on telefonis kinni nagu et ei suuda mitte midagi teha ja siis pärast ongi nagu zombi nagu selles muusikavideos ka, mille nad koos tegid, et selles mõttes see on nagu, vähemalt mina loen sellest laulust seda kuulates ja vaadates siukest sõnumit välja, eks igaüks saab ise otsustada, millise sõnumi ta välja lööb, aga minu arvates kui võtta just see sõnum, siis on see laul väga hea nagu selles mõttes näidata, et inimesed, kõik on tänapäeva noored on telefonis, ei viitsi mitte midagi teha, väljas ei käi, passivad kodus ja varsti ei saa ilma telefonita üldse olla, isegi tööl olles ei saa ilma olla. Et selles mõttes mul on hea veel, et mina veel päris selline pole, et mina suudan ikka telefonita olla küll ikka ära panna selle ja ega ei nõues ja ma ei tea, mida iganes nagu teen vähemalt, et ma ei istu kogu aeg telefonis ega muidugi üks ikka arvutis telefonis olen, muidugi seda ei saa öelda, et ma üldse ei ole, aga ma ikka käin vahepeal õues väljas jalutamas ja ma ei tea, loen raamatut ja ma ei tea, teen midagi muud, et mitte lihtsalt et minu kohta ei saa öelda, et ma ei viitsi või ma ei saa, et ja see pisut natuke võib-olla näitab seda ka, et elu ei tohiks olla liiga üksluine, nagu et peabki tegema erinevaid asju, et ma ei tea nagu, et või midagi uut proovima, et muidu pärast lõpuks ongi, et ei viitsi ja ei saa,
selles mõttes väga lahe laul, hea sõnumiga ja hea muusika ja hääled sobivad hästi kokku ja niimoodi ka, et alustab Chris Boyce, siis laulavad refrääni koos, siis laulab Sydney ja siuke lahe video, Thea Grimm on siin tehtud ja et selles mõttes ma tahaks loota, et võib-olla tuleb neilt veel midagi lahedat koos. Ma olen mõlema YouTube'i jälginud ka, kuigi viimasel ajal ei ole mul eriti aega olnud, et aga ma ei tea, ma tean, et Chris Boyce kui ka Sydney vist mõlemad on varem ka nagu vist mingeid laule või niimoodi vist ma ei ütle, et teinud, aga on nagu vist laulmisega tegelenud, et päris sedasi ei saa öelda, et see neil esimene kord vist on, aga ma ei ole ka kindel, kuna ma ei ole väga palju jõudnud jälgida. Igal juhul väga lahe video ja minge pange, kui olete siiamaani jõudnud, siis minge pange, vaadake Sydney kanalile ja Chris Boyce'i kanalile ka, pange neile ka subscribe ja vaadake, millega nad tegelevad, teevad üpris lahedaid ja naljakaid videoid, kui ka igasuguseid asju. Väga hästi. Järgmine laul, Tooge vana 5 minni tagasi ehk 5 miinust. Järgmine laul, Tooge vana 5 minni tagasi ehk 5 miinuse poolt. 5 miinusel täitub järgmine aasta 10 aasta juubel, teevad suure kontserdi Tartu Lauluväljakul, et minge ostke pilet. Ja ilmselt sellega tõttu see laul nüüd välja tuligi. Jah, inimesed on ju muudkui pärast seda vanad noormehed laulu kommenteerinud, et tahaks ikka vana sellist asja, mida nad kunagi tegid tagasi. Aga see laul oli ka väga lahe, just see, et võib-olla olekski nagu oodanud, et äkki tuleb, ma ei tea, mingi kõva siuke tümps ja ma ei tea, aga tegelikult tuli siuke rahulik laul. Minu arvates vist terve laul on nagu kitarriga ja ma ei tea, nagu vist kitarri kuuleb kõige rohkem just sedasi nagu see algusest lõpuni nagu võib-olla mingi väike asi on juurde pandud, aga muidu enamasti nagu kitarrimuusika võiks öelda ja siuke on ikka lahedaselt ironiseerunud, et puulub rikkus 5 miinus ära ja ma ei tea, sellist natuke nagu lahedalt nagu tehtud, aga lühike ja siuke aeglane mõnus siuke laul, et selles mõttes lahe, et nagu, et ei ole siuke nagu et ootad võib-olla ühte, aga tegelikult tuleb hoopis siuke teistsugune, mis ongi ju hea, et ei pea, muidugi oleks võib-olla tulnud siin mingi siuke nagu ma ei tea, on see erootikapood või koptereid või mis sa tegid, et siis võib-olla oleks juba igav natukene, et jälle siuke sarnane, et tuligi siuke aeglasem laul ja väga siuke lahedasti tehtud. Et jah, paaril korral ei saanud sõnadest päris hästi aru, et võib-olla äkki teevad nad nagu selle vanad noormehed laulu puhul ka, et panevad varsti kommentaarides sõnad ka, et natukene vahepeal paar sõna läksid nagu kaduma, et mis laused olid, aga muidu väga lahe laul ja ma loodan, et kui mul õnnestub äkki sinna nende juubelikontserdile minna Tartu Lauluväljakule juulis, siis ehk tuleb see laul ka esitusele. Et jah, selles mõttes on kahju natuke, et 5 miinust ilmselt hakkab, et võib juhtuda, et see ongi tõesti nende viimane kontsert, et nad võib-olla rohkem ei tee, aga ehk laulud jäävad alles ja ega siin ei saa tegelikult midagi halvasti pahaks panna ju, kui nad ära lõpetavad, sest ikkagi kui nad on seda öelnud ka, et iga asi saab kord otsa, et muidugi võiks loota, et see ei tähenda seda, et nad kunagi comeback'i ei tee, aga jah, see on praegu teada, et ainuke esinemine, mis neil uuel aastal ongi see juulis see suur kontsert, eks siis näeb, mis edasi saab. Igal juhul edu neile, tehke üks korra, igal juhul edu on teile 5 miinust. Ootame väga juulit seda show'd, mis te seal teete ja väga lahe laul. Järgmine laul, Jõuluöö, esitajateks Koit Toome ja Reigo Tamm. Nii, järgmine laul, Koit Toome ja Reigo Tamm, Jõuluöö. Ma pean ütlema seda, et ma tahtsin ju seda kõiki korraga nagu ära filmida peale see oleks olnud järgmine laul peale seda 5 miinuse laulu, aga siis läks kiireks ja tegelikult mul on hea meel, et ma nüüd hoopis hiljem selle filmingu ma sain seda laulu veel teist korda kuulda, sest
see laul on lihtsalt nii hea, et ma täitsa nagu ma olin juba lummatud siis, enne kui nad üldse laulma hakkasid, et see nii kuidagi see muusika, just see nii ilus muusika niimoodi, et Koit mängis klaverit, siis oli üks tšelloga veel ja siis kitarr ja siis elektrikitarr ja trummid olid ka muidu seal, nojah, video on Hommik Onuga saatest. Aga et see kuidagi see algusmuusika juba oli nii ilus nagu, et kohe nagu tunneb, et sellest tuleb üks hea laul ja siis hakkas Koit laulma niimoodi rahulikult nagu ikka ja niimoodi mõnusalt ja Koidu tämber oli ka nii hea, nagu sa jääd seda lihtsalt kuulama, nii hea lihtsalt. Ja siis hakkas Reigo laulma ja siis tuli nagu hoopis võimsamaks läks nagu ja niimoodi nagu võiks öelda, et Koit oli nagu malb ja siis Reigo pani nagu oma sellist ooperi sellist nagu, no mitte nüüd aariat, aga selliseid kõrgeid noote ja niimoodi sükest jõulisust nagu juurde ja see ka, et refrääni algust üldsegi alustas Reigo ja siis panid koos niimoodi see jõulu. Nojah, ma ei hakka proovimagi seda ei laula vist mittegi, praegu võib küll öelda vist, et keegi teine seda praegu paremini ei laula kui nemad. Et see oli ikka kuidagi siis just trummid, kitarrid, kõik tulid juurde ja see muusika ja see kõik oli lihtsalt nagu nii võimsaks läks ja niimoodi see, kuidas nad niimoodi laulsid seda, et Koit niimoodi kuidagi kokku ja hääled kõlasid nii hästi kokku ja no nii täitsa võimas laul, et mul niimoodi, kui ma esimest korda kuulsin, aga siis ei jõudnud video kommenteerida, siis oligi hea, et ma mõtlesin kohe, et ma pean seda teist korda veel kuulama, et enne kui ma üldse midagi oskan öelda. See on lihtsalt nii hea laul lihtsalt, et ja ma hakkasin algul üldsegi mõtlema, et äkki see on mõni vanem laul, mida nad on nagu uue versiooni teinud, aga ei, see on ikka tore, et see on uus laul ikkagi. Ja see just, et kuidas see laul edasi läks niimoodi, et siis niimoodi vaikselt, siis kui esimene refrään ära oli, siis laulsid niimoodi Koit jälle aeglaselt ja siis Reigo natukene ja siis jälle Koit pani korra seda sama võiks öelda sõnade algust, mida ta laulu alguses laulis ja siis kui refräänis jälle läks niimoodi võimsaks, et no jube hea laul ja kuidagi see duo lihtsalt töötab, see Reigo Tamm ja Koit Toome, et no nad lähevad jõulukontserdile, kahjuks sinna ma minna ei saa, aga just teab, äkki õnnestub kunagi hiljem, äkki see laul kuidagi saada kuulata seda ka laivis, aga et see oli ikka nii võimas, lihtsalt nii hea laul ja et ma ei tea, mul on täitsa hea meel, et ma selle peale sattusin, et nad selle laulu tegid, no ma olen nii lummatud, lihtsalt see on nii hea laul. Kui rääkida Koit Toomest ja Reigo Tammest, siis ma mäletan, et kui Koit Toome osales saates Suur õhtusöök, Joel Ostrati Suur õhtusöök, kus Joel Ostrat esitas tuntud staaridele väljakutseid teha 3-osaline menüü või 3-käiguline menüü, siis Koidu sõbrad, kes tulid hindama, olidki Valter Soosalu ja Reigo Tamm, siis mulle millegipärast tuli see nii suure üllatusena, et Reigo Tamm tuli talle sinna, et ma ei olnud siis nii eriti kursis sellega, et Koit on Estonia teatris teinud palju asju muusikalides kaasa öelnud, et nojah, siis on arusaadav, kuidas nad üksteist tunnevad. Et aga nagu see duo töötab nagu ja ma usun, et need jõulukontserdid tulevad kindlasti lahedad, kus kellel veab, saavad minna vaatama, mina ei saa, aga sellegipoolest ma soovin edu nendel kontserditel ja esitage seda laulu kindlasti, see on väga hästi välja tulnud teil, et väga hästi, juhul kui nad vaatavad, siis see on tõesti super laul, on täiesti lummatud, et tore, et siia nende laulude hulka on igasuguseid olnud, tuli ka paar jõululaulu, et jah, kindlasti väga, see oli küll väärt kommenteerimist ja see on väärt kuulamist, väga hästi tehtud laul. No nii, ja 3. kategooria laulud on laulud, mis ei saanud tabelisse, aga oleks võinud saada, mis mulle see aasta silma jäid, on ka nüüd kõik öeldud. Nii et selliseid väga erinevaid stiile laule oli siin ja kindlasti usun, et oli nii mõnigi, mida puhul ma ei ole ainukene fänn, kindlasti oli siin neid ka, mis teistele ka meeldisid. Võite alla kommentaaridesse kirjutada, millised laulud olid kõige paremad teie arvates ja võib-olla milline laul oleks veel võinud tabelisse saada, mida võib-olla teie kuulasite.
jah, nagu ma teises videos juba ütlesin, et siis minge kuulake siis laupäeval saadet kui Elmari laul 2025, kus selgub aasta laul, mis saab Elmari aasta lauluks. Seal on nii neid videoid, nii neid laule, mida ma siin nimetasin, kui ka laule, mida ma ei kommenteerinud, kuna need olid juba varem tabelis ja mida ma ei hakanud kommenteerima, mille hulgas oli ka väga palju häid laule. Ja neid laule on seal tabelis väga palju olnud ja väga palju erinevaid, aga noh, ega kõik ei saagi meeldida või siis oli niimoodi, et lihtsalt mõne puhul ei olnud mingit sellist, et meeldis, aga ei olnud samas mingit sellist asja, mille puhul nagu võiks olla, et mille kohta oskaks nagu midagi öelda, aga eks iga maitse on erinev. Igal juhul Elmari saatemeeskonnale edukat aasta lõppu, loodetavasti tuleb uuel aastal see saade Elmari Eesti lugude edetabel jälle, loodetavasti ta ära ei lõpeta, kõik artistid, keda mainisin siin, teile ka kena aasta lõppu ja edukat pange uuel aastal samamoodi edasi. Ja muidugi teile, head vaatajad, kes te seda kõike vaatasite, soovin teile ilusaid jõule ja head vana aasta lõppu, kuna see on nüüd viimane video ja üks nädal jääb nüüd vahele, mis on viimane nädal, et siis minu poolt midagi ei tule või paar nädalat, et siis uue aasta esimesel esmaspäeval näeme jälle uue videoga. Et siis, kuna jõulud on tulemas ja siis lõpetame sihukese riimiga selle video ära, et viimastel päevadel, selle aasta viimastel päevadel teil ei kuule te minust kippu ega kõppu, seega soovin teile häid jõule ja head vana aasta lõppu. Olge terved, näeme uuel aastal, pidutsege ja nautige seda viimast aastat ning ehk uus aasta tuleb sama tore nagu see oli. Tšau!